Toetasime üle Eesti 26 kortermaja 1,2 miljoni euroga, et kohandada nende keldriruumid varjumiseks sobivaks. Seda konkreetset maja siin Sõle tänaval toetasime 40 000 euroga. Läheme vaatame, mis teeb ühed tavalised keldriruumid varjumiseks sobivaks. Algselt oli siin tavaline ebatasase põrandaga kelder. Nüüd on meil põrand valatud, keldri siseviimistust uuendatud. Olukorras, kui on vaja varjuda, võib siin keldris olla väga palju inimesi ja seetõttu on vaja tagada korralik õhuvahetus. Antud korterelamus on algne ventilatsioonisüsteem korrastatud ja paigaldatud uued õhuklapid. Siin, kus nüüd on ventilatsiooniklapp, oli varem aken, kuid kuna aken on varjumisruumi nõrgaks kohaks, siis ehitati aken kinni. Kui varjumine kestab kauem, siis on loomulik, et tekib vajadus kasutada tualetti. Siin kortermajas on toetusega korrastatud ka sanitaarruumid. Igas varjumiskohas on oluline, et oleks vähemalt 2 väljapääsu. Seda juhul, kui ühte väljapääsu ei ole mingil põhjusel võimalik kasutada. Siin kortermajas on väljapääsud tähistatud evakuatsioonivalgusega, mis põlevad ka siis, kui on elektrikatkestus. Julgustame kõiki korteriühistuid mõtlema, kuidas oma keldreid varjumiseks kohandada.